Tere, mina olen Kätlin Mägi, Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika õppejõud ja tutvustan teile täna Eesti torupilli. See torupill, mis minu käes on Andrus Tauli meisterdatud ja tänapäeval väga usinasti mängitakse seda pilli ja meisterdatakse. Aga tegelikult on see pärit Iidamast, Aadamast. 16, 17, 18 sajand ei möödunud eestlastel ühtegi pidu eestlastel, kus torupill ei oleks mänginud, sest samaväärset tantsumuusika pilli teiste kõrval tollel ajal veel ei olnudki. Torupilli vanasti valmistati hülgemaost. See kott, mis siin õhku täis läheb, on siis hülgemao kujuga tänapäeval. Ja torupill, nagu selle pilli nimigi ütleb, siis koosneb paljudest torudest. Et minul siin on 3 toru. Need alumised 3, õigemini rohkemgi on torusid, aga kui me siit järjest hakkame lugema, siis need alumised bassitorud on burdoonid ja need jorisevad siis omasoodu kogu aeg kaasa. Et kui me niimoodi eraldi vaatame, siis kõige alumine, kõige pikem toru teeb sellist häält. Natuke meenutab lehma võib-olla. No võib ka olla selline mõnus laevavile, siuke tuut. Siis keskmine toru, mis on siis nõksa lühem ka, on ka kohe natukene kõrgem ja teeb sellist heli. No ma ei tea, vasikas järsku. Eks ise saate mõelda, mis helid need teile pähe tekivad, aga kõige väiksem 3. toru, no see on minu jaoks küll kindel heli juba. Kuulake. Täpselt nagu lamba hääl. Ei tea, kas need vanad eestlased ka nii mõtlesid, aga 3 burdooni on väga harva, kui torupillil tegelikult on, et traditsiooniliselt on 1 burdooniga või 2 burdooniga, väga harva 3. Ja öeldakse, et mida rohkem burdoone sul on, seda vägevam mängija sa oled. Noh, mul on 3. Nii. Nüüd, kui siit edasi minna, siis kõige tähtsam toru on tegelikult sõrmiline või viisipill. Et siin on see, siis kui sõrmi liigutad, siis tekivad igasugused meloodiad. Kui ma nüüd eraldi niimoodi puhun. Ja need torupilli keeled on siis klarneti tüüpi. Et osavamad meistrid vanasti tegid neid roost, tegid roole sälgu sisse. Tänapäeval on juba natukene vastupidavam materjalid, sest roog teatavasti kuivab ära ja siis pead kogu aeg mõtlema, kas see pill hakkab helisema või ei hakka. Ja siit siis ma puhun sisse ja kott on see, mis neid torusid kõiki ühendab. Puhun aga kotti õhku täis ja muudkui aga mängin. Puhun ja pigistan. Nüüd mängingi ühe loo, kuna mina ise ühtegi vana torupillimängijat näinud ei ole, kes oleks külapeol seda pilli mänginud nii, et kogu külarahvast tantsis. Sest see aeg oli ikkagi siis, kui mind veel olemaski ei olnud. Siis neid lugusid olen korjanud arhiivist. Arhiivisalvestised on, kus õnneks on väga usinad korjajad vanasti käinud vanameeste juures, pannud masinaga tööle, lindistamismasina. Ja siis seal on üle 100 torupilliloo eestlastel. See on väga suur kogus. Ja ma valin sealt 100 torupilliloost ühe torupillijussi marsi teile mängimiseks.
ja torupilli peal vanasti mängiti põhiliselt ikkagi valsilugusid. Valtsilugu öeldi, Labela valsse. Mängin ühe loo, mida torupilli Juss ka laulis ja ka mängis, et vanasti oli nii ka, et kui torupilli mängijad just kohal ei olnud, siis sai lauluhäälega ka tantsijatele tegelikult saateks muusikat tehtud. Ja siis selline pulma lõpulugu. Pill ütleb ja pidu lõpeb, pill ütleb, pidu lõpeb, peretaadi, õlut otsas, pulm lõpetud, teile taadi, didib-tüüdi-didi-didi, teile taadi, tüle-lüüta, tüll-lüüta, teile ta. Pill ütleb ja pidu lõpeb, pill ütleb, pidu lõpeb, peretaadi, õlut otsas, pulm lõpetud, teile taadi, didib-tüüdi-didi-didi-rüütü, teile taadi, tüle-lüüta, tüll-lüüta, teile ta. Ja pidu lõpeb, pill ütleb, pidu lõpeb, peretaadi, õlut otsas, pulm lõpetud, teile taadi.